tere tulemast Computer Games Dimensions järjekordsesse videologisse ja nagu näete, siis oleme vahepeal soetanud endale arvutipargi, mis koosneb 6 päris heast arvutist, kuhu siis läheb sisse GameMaker Studio ja hakkame tegema noortekeskustes lastele töötubasid, erinevate arvutimängude loomise töötubasid. Siin midagi on ühel lapsel pooleli parasjagu, et selline on siis selle minu kui juhendaja ja ettevõtte juhi vaade siis, et hakkab toimuma siis noortekeskustes või kuskil klassiruumis on ja haridusega seotud asutuses, kus nad saavad mugavalt toolide laudade taga, aga minu vaade on praegu selline, mul lihtsalt on nüüd oma see arvutipark nende 6 suurepärase arvutiga Bitboardist Tartust üle teisest Eesti otsast tuli kohale, et selline uus asi siis võimalik nüüd. Et see on suur samm on ja meie ettevõtte arengus. Et siin ta suur näha ei ole midagi, kui niimoodi näidata, aga mingi nuga seal lendab on ja mille laps on ise teinud, et ta on nagu ma oma laste peal tegin seda töötuba juba ka neid arvuteid kasutades, varem ma olen teinud seda kasutades koolipoolseid arvuteid, aga kui nüüd on oma arvutipark, siis saab seda teha ka noortekeskustes, kus ei ole arvutiparki, kus ei ole arvutiklassi. Ja see on mobiilsem ja lahedam, naljakam ja humoorikam ja mitu boonust on veel see oma arvutipargil, et ei ole seda jama, et sa pead hakkama eraldi kooli arvutites enam GameMakerit paigaldama. See ei olnud probleemiks, aga sellega võib olla probleeme teinekord. Teine asi on veel see, et laste tehtud tööd ehk siis need mängud, mis nad seal töötubades teevad, jäävad nähtavalt ja arusaadavalt siis alles, ehk siis kui laps soovib järgmine nädal sama töö jätkata, see on teada, kus arvutis see asub ja selle saab tõsta talle sobiliku arvutisse, kuna pean arvet siis, et milline laps on ja kuhu arvutisse tegi oma selle töö või selle mängu et füüsiline arvutipark, et miks ma ostsin need, et oli juba see klient tekkis, kes päriselt soovib seda huviringi siis alates järgmisest sügisest, aga ta lisab nagu selle füüsilise reaalsuse mõõtme, nii et see võidaks, keegi võib kritiseerida, et miks sa tegid selle 700 eurose väljamineku, et oleks saanud odavamalt, et oleks võinud mitte seda teha ja nii edasi. Aga minu jaoks ta üsna naljakalt, humoorikalt lisab sellist füüsilise reaalsuse juurde, sest mängude arendaja häda on see sageli, et kõik toimub see peas kuskil ja füüsiliselt pole mitte midagi, mitte kunagi kuskil, et siis see, mis hakkab ka töötubades toimus inimeste vaheline suhtlus ja lähedus ja koosloomine ja suhtlemine ja samade huvidega inimeste omavaheline suhtlemine, et see suhtlus, et see üsna naljakalt liidab ja ta ei olnud nagu väga kallis selles suhtes, et kunagi ma proovisin seda saada, kui ma käisin ettevõtluskoolituse kaudu, ma proovisin Töötukassa kaudu saada palju kallimaid arvuteid, ütleme 6-7 korda kallimaid arvuteid, sama palju Töötukassa toetusega, nemad ei andnud seda, ütles, et teie ettevõte on liiga kõrge riskiga, vaadates teie prognoose, meile tundub, et see ei hakka tulu teenima, et see on liiga kõrge riski ja siis nad ei andnud seda toetust. Ja nüüd umbes pool aastat hiljem, natuke rohkem kui pool aastat hiljem, ma ei ole enam seal Töötukassa all, ma tegin enda ettevõtte ja olen sellest eraldi ja ostsin need arvutid ikkagi ise enda rahast ära. Ja, et
selline uuendus ja nüüd on meile mobiilsus ja võimekus siis anda neid arvutimängude loomise huviringe ja töötubasid Tallinnas, Harjumaal, kes teab võib-olla tulevikus ka mujal Eestis ja maailmas, et ta ei kaalu väga palju, et 6 tükki paned seljakotti ja 6 last on teenindatud ja ülejäänud peab endal olema mingi arvuti. Eks see kõik on väljatöötamisel, et mingisugune samm on ju päris huvitavas humoorikas suunas.